pikkade ja sisukate küsimustega alustamise ära. Ta soojendada natukene. Ära küsi kohe, et mis oli selle raamatu mõte, et ma võin kuidagi ehmatada. Ma arvan, selle mõtte peavad lugejad ikkagi ise leidma, aga tere on rõõm, aitäh kutsumast. Mina olen Maarin Ektermann. Ja kas ma võin tutvustada tegelikult Maarinit korraks? Räägi oma versiooni. Ma räägin oma versiooni Maarinist. Ja tähendab mitte Maarinit kui sellist, seepärast, et seda ma arvan kõik tunnevad, aga Maarinit minu elu kontekstis ja seda, miks see siin on, et ma mitte ainult ei polsterda ennast oma sõpradega, et oleks lihtsam rääkida, aga Maarinil on selle raamatu sünnis täitsa oluline roll, sest kuna ta loeb väga palju, ta soovitab mulle väga palju seda, mida mina võiks lugeda. Ja see raamat on inspireeritud väga paljudest teistest raamatutest ja Maarinil on väga tore selline Instagrami väike raamatu arvustuste sektsioon ja kui ma hakkasin seda raamatut kirjutama, siis ma esimesed 3 peatükki kirjutasin valmis ja andsin Maarinile lugeda ja küsisin, et vaata, et kas ma kirjutan edasi ja Maarin ütles, et jah ja siin me nüüd oleme. See on suur asi. Minu mõnest on suur asi ja ma tahtsin teada, mis edasi saab. Ja aga meie tutvus Anuga tegelikult algas aastal 2002, kui mina läksin tööle, me oleme mõlemad, eks ole, Kunstiteaduse Instituudi kasvandikud ja läksin tööle Eesti Kunstimuuseumi Maalifondi, mis asus tollel hetkel selles majas vanalinnas, kus praegu asub lastekirjanduse teabekeskus ja siis see Maalifond oli seal selline labürintlik hämar moodustis ja kohtasin seal väga toimekat koguhoidjat, Rita Krooni, allkorrusel istus üks noormees alati, kes siis oli mehitatud valvega, aga et siis seal üleval natuke, siis me jagasime natuke kabinetti, aga siis seal oli selline suurepärane koht nagu Peldik baar, tegi Anu Allas alati väga coolid suitsu ja ma ei olnud võib-olla see informatsioon ja ma arvan, see on absoluutselt see informatsioon, sest et kui sa tunned kedagi nagu tulles sellise värske ja rohelise ja täieliku algajale ja kuidagi kohates ikkagi nii oma kogenud inimesi, ma olin 22 umbes. Väga lahe välja 22-aastase kohta, et ma tahan lihtsalt öelda, et olles Anu tundnud tegelikult nüüd peaaegu 20 aastat, ta on natuke olnud nagu selline vanem õde mulle, ma olen näinud seda Anu, kes kirjutas doktoritööd ja võib-olla ka erinevatel eluhetkedel kuidagi kokku puutunud, siis ma pean ütlema, et Anu on ikkagi olnud alati väga salapärane ja teatav selline saladuse noor ja võib-olla selles mõttes seda raamatut lugeda ja näha kuidagi seda kirjutaja häält nüüd teise nurga alt. Ma lihtsalt tahtsin jagada, et see on olnud väga ainulaadne kogemus ka minu elus. Et võib-olla siis ma ei tea, kus see kerge küsimus nüüd tulema peaks ja panid ette, et nüüd võib päris küsimusi pärida. Väga koperdasin läbi alguse. Ja siis esimene mittekerge küsimus on see, et võib-olla sa räägiksid oma sellisest kirjutamispraktikast ja milline kirjutaja sa oled, kas sul on mingid oma rituaalid ja kas kuidagi need kõik see erineb akadeemilise teksti kirjutamise puhul ja nüüd siis sellise ilukirjandusliku teksti kirjutamise puhul? Rituaal ei ole selles mõttes, et sina meist kahest oled rituaalide inimene ja mina tasakaalustan seda olemata rituaalide inimene. Aga ma kirjutan muidugi, selle raamatut oli tohutult tore kirjutada, sest et ma ikka tõesti kirjutasin väga teistmoodi, kui ma kirjutan mingit kunstiajaloo teksti või kriitikateksti või kataloogi teksti. Sest et tavapäraselt ma tean sellest tekstist, mida ma hakkan kirjutama juba väga palju enne, kui ma ühtegi sõna nagu paberile panen või ekraanile. Et ma tean teemat, ma tean mahtu, ma tean formaati, ma tean tähtaega ja selle teksti puhul ma ei teadnud mitte midagi. Ja ma kirjutan tavaliselt väga nagu introvertselt, et siis ma mõtlen välja ja panen kirja ja eriti ja suhteliselt puhtalt. Ja seda teksti ma kirjutasin küll niimoodi, et hakkame kuskilt minema ja vaatame kuhu jõuame, mis muidugi maksis ka kätte mingitel hetkedel, et kui ma pärast ka muutsin palju ja viskasin asju välja ja põimisin.
aga kõige nagu toredam selle teksti puhul oli just see, et kuna mul ei olnud mingit kohustust seda kirjutada, see ei olnud ka nagu umbes, et nui 4 pean saama kirjanikuks, et noh, et midagi poleks juhtunud minu elus ega kellegi teise oma sammugi mitte, kui ma poleks kirjutanud. Ja ma sain iga kord, kui ma hakkasin kirjutama, küsida, et kas ma tahan seda kirjutada. Ja see on nagu väga ainulaadne selline vabaduse kogemus või puhta valiku kogemus, et jah, et ma tahan, et seda ei ole millekski justkui vaja, aga ma väga tahan seda kirjutada ja selles kirjutamises endas on ikkagi mingit sellist nagu rõõmu, mis isegi tahtmata nagu kuidagi väga romantiseerida oma sellist loomingulist protsessi ka kellegi teise oma, et see ei ole nagu päriselt isegi taandada sellele, et ma kirjutan midagi valmis ja siis inimesed loevad, imetlevad, et ma saan kuulsaks kirjanikuks. Et see on nagu täiesti nagu ikkagi mingi selline eraldiseisev sellest kõikidest nendest hilisematest sammudest see rõõm ja vot seda mul väga nagu meeldis kogeda ja vaata, et tahaks isegi veel kogeda. Aga ma saan aru, et sa oled tegelikult niimoodi sahtlisse kirjutanud ja vahel ka siis kellelegi saatnud või jaganud tegelikult seda laadi tekste, lugusid, mingeid formaate veel, et see ei ole päris selline isiline. Ma ei ole sahtlisse elades midagi kirjutanud, ma ei kirjuta sahtlisse, ma ei ole ka selline vohav ma ei ole selline vohav kirjutaja, et ma nagu toodaks midagi tohutult palju. Et selle teksti puhul ka ikkagi, et ma viskan minu kohta on suur asi, et ma viskan lehekülge välja. Et ma olen nagu nii palju üle pannud või miks ma selliseid kirjutasin, kui seda vaja on. Aga ma olen kirjutanud, mida ma olen teinud tõesti mõnikord oma sõpradele või mingitele inimestele selliseid väikseid lookesi, aga see on mõeldud, see põhimõtteliselt on nagu kirjandus, lihtsalt on väga väikses formaadis ja mõeldud ühele inimesele lugemiseks, et ma ei ole seda saatnud kuskile laia maailma. Et seda või kui sa mõtled, kui sa selle mõtte peale tulid seda raamatut lugedes, et jah, need väiksed lookesed on tõesti olemas. Aga seal on natukene seda võib-olla võimendatud, et mulle endale tundus ka, et ma olen kirjutanud nagu lõputult nagu selliseid lõputult neid lugusid, et neid ei ole tegelikult nii palju ja nad on sellised väiksed fragmendikesed pigem ikka. Aga kui kergelt või raskelt see kirjutaja hääl antud raamatu puhul või antud teksti puhul tuli? Kas see on väga erinev sinu kirjutaja häälest akadeemiliste tekstide puhul või sinu igapäevasest häälest? Saatsid need küsimused mulle ette, siis see oli ka küsimus, et kas see on erinev minu administratiivsest häälest. see on küll hääl, mis ka hääl on. Aga see mina hääl nii-öelda selles raamatus tuli selles mõttes väga kergelt, et kui see selline nagu küsimus või pooled intuitiivne lähtepunkt selle raamatu puhul oli nagu see, et kuidas mitte kirjutada nagu ainult väljamõeldud inimestest, ainult väljamõeldud maailmas ja samas mitte ka sellist lõppematut autofiktsiooni, et ma olin nagu ikkagi, nagu sa ise ka ütlesid, et see on väga nagu see raamat on ikkagi kuskil asetseb mingite paljude tänapäeva enam-vähem minu vanuste naiskirjanike raamatute reas kuskil, need on väga palju inspireeritud nendest teistest raamatutest. Ja kuna ma tahtsin neid asju kuidagi kokku panna, siis ja kuna see kogu see loosa ehk siis vastupanu liikumine ja uus seadus ja kõik see on ikka puhtalt välja mõeldud, et seda ei ole ju tegelikult olemas, siis see mina hääl oli nii-öelda tasakaalustamaks seda, et ta tekitaks selle teise dimensiooni, et see on nüüd siin, kes mina räägin. Ja see on küll, see ei ole kuidagi nagu, ma ei kujutle, et ma oleks keegi teine, et see on ikkagi mina, muidugi see on võimendatud ja dramatiseeritud natukene, et see aga Anne või keegi vist just ütles, et see on nii sinu nagu sina, et luges nagu mind oleks kuulanud, et selles mõttes, et see on ikkagi suhteliselt mina hääl, jah. Võib-olla see minu väike heietus alguses pidi ka kandma kuidagi seda mõtet, et sa oled sina, aga samal ajal see on ikkagi mingi täiesti teine nurk või mingi uus hääl või mingi uus anu, kes on selle teksti autor, et see kohtumine oli ikkagi teistmoodi. Aga võib-olla milline, sa oled palju lugenud, palju kirjutanud ja palju ka toimetanud, et milline võib-olla see toimetamisprotsess oli või milline toimetatav sa olid? Seda ma ei saa ise öelda, kus minu toimetaja on kadunud. Minus kõik suuremad ootasin, et kohtumist on toimetajaga, seepärast, et me kogu aeg suhtesime ainult virtuaalselt ja ma ise ei saa seda öelda, milline toimetatav. Ma arvan, et ma ei olnud kuidagi probleemne toimetav. Selles mõttes, et ma tegin kõik nagu öeldi. Aga toimetaja oli lihtsalt väga leebe
ja lahke ja see on väga erinev, kui sa tuled ikkagi, mitte et ma oleksin isegi nüüd avaldanud mingites tohutult kõrgetasemelistes akadeemilistes väljaannetes oma tekste, aga isegi kui sa oled, kus on, et mida kõrgemale sa nagu liigud, seda karmimaks retsenseerimise ja toimetamise protsess läheb. Aga isegi kui sa oled nagu kuskil kesktasemel selle protsessi läbi teinud, et see annab sulle selles mõttes nagu kõva närvi, et sa näed oma teksti, sa ei võta seda, sa ei arva, et sinu kirjutatud tekst on kuidagi püha. Et seda ei tohi nüüd puutuda, et midagi ei tohi muuta, sest loomulikult kogu see protsess ju tähendab seda, et sa saad mingeid märkusi, sageli öeldakse seda ja teist, mis ei ole hästi, mis sageli on ka tõde ja siis sa nagu töötad sellega ja nii edasi. Et ma olin nagu, jah, selles mõttes ma nagu ei karda, et keegi midagi teeb minu tekstiga. Aga see oli ja see toimetamine oli nagu puhkakodu, et kõik võis olla, ja ma sain ka ikkagi, kõik võis olla nagu, et võib-olla nii ja naa ja see on autori otsus ja kõik on nagu selline, et see oli nagu lihtsalt nii, muidugi ma ei saa öelda, et ma ei oleks seda nautinud, aga öeldakse, et see on autori otsus. Aga ma võtsin muidugi kõik omaks kohe kõpsti ka, kõik parandused muidugi, aga kõik Triinu ettepanekud. Sest mulle tundus, et muidu nagu see läheb kuidagi liiga nagu selliseks, et kuidas me siis midagi ei muuda. Ja ettepanekud olidki head loomulikult ja nii, et jah. Aga te need mitmekilomeetrised põimlaused, mis kestavad terve paragrahvi, otsustasite sisse jätta? Jaa, absoluutselt. Ei, no see jumal oli ma, et see on ju asja nagu üks, see on ikkagi nagu siuke essents, et muidugi ma tean, ma teen väga pikki lauseid. Aga ma täiesti teadlikult kohati, aga ma täiesti teadlikult ikka püüdsin nagu anda rahunemisaega ka lugejale ja endale, et mitte terve see raamat ei koosne mingitest lõpustest lausetest, aga on tõde, et mulle tohutult meeldib teha aeg-ajalt selline temperatuuri tõstmiseks, on siuke ekstra pikk lause. Ja selles on, midagi selles on. Ja ma ütlen, midagi selles on. Aga kas ma nüüd võin rääkida komadest, mul on ka... Nüüd on see koht, kus rääkida komadest. Ma tahaksin kõnelda komadest, et see on üks nagu väga tore, ma elasin selle raamatu kirjutamise ajal, või tähendab kirjutamise toimetamise ajal üle neuroosi ja sellele järgmist kohe valgustus. Ja see kõik oli seotud komadega. Sellepärast, et ma olen ennast pidanud läbi elu alati selliseks nagu heaks komapanijaks. Et ma oskan kirjutada, ei ole ju küsimus, et ma ei oskaks kirjutada keelereeglite järgi. Ja siis, kui ma tõesti nüüd, ma ei kirjuta tavaliselt loomulikult nii, nagu selles raamatus, ehk siis ma tõesti konstrueerisin mul tohutult kõiki lauseid, see nagu, mulle tundus väga huvitav ja nagu nauditav ja lahe ja kõik. Ja siis ma muidugi lugedes seda teksti kümneid kordi ja kogu aeg iga lugemise ringiga ma jälle leian, et mul on komad puudu. Ja siis nagu lõpuks nagu hakkab pettuma endas natuke, et kuidas ma saan, et kui ei oska siis komasid panna. Ja siis läks see tekst toimetaja, kes leidis seal muidugi terve portsu veel puuduvaid komasid. Ja siis ma olin nagu lõpuks tõesti stressid ja siis ma hakkasin igal pool nägema puuduvat komad. Ja siis oli neid komasid kuskile veel nagu üle läinud ja see kõik oli nagu see kestis mõnda aega ja siis ilmus täiesti nagu taevakingitus Loomingu raamatukogus Aurora Venturini täditütre. Ja võt see oli tõesti üks ilusaid hetki. Ja teatavasti, kes on lugenud, et seal on selle mina jutustaja jaoks see kirjutamine on selline võitlus keelega. Et ta kirjutab suurepäraselt, aga kõik need keelereeglid ei ole nagu tema pärusmaa. Ja seal on komad nii võluvalt, või nad on nagu on ju ka kontseptuaalselt kirjutatud ilma komadeta tekste, aga seal need komad on kuidagi nagu niimoodi, et nad nagu on, kuskil nad on nagu lause, siis kuskil on koma, paljudes kohtades ei ole. Ja siis ma seda lugedes, mitte et ma dramatiseerin natuke üle, et ma enne ka ei arvanud, et nüüd puudub koma muudab teksti väärtusetuks, aga ikkagi, et seda lugedes sa äkki saad aru või küsid endalt, aga mis on puudu, kui koma on puudu? Tegelikult mitte midagi. Mis viis mind esiteks mõttele, et eesti keeles on tõesti ikkagi äkki on nagu liiga palju komasid, et kas see tekst peab olema niimoodi nagu kogu aeg hankitud. Ja teiseks ma tahaks öelda, et kui keegi nüüd pärast neid totaalseid komapanemisi talguid peaks leidma sellest raamatust puuduva koma, siis seda võib käsitleda süsteemi õõnestamisena seispool. Selline mäss. See ongi vastuval. Just, et see oli pikkade lausete ja komade kohta. Aga see küsimus sisaldas veel midagi, aga ma sattusin väga huugu. See oli väga hea, ja see oli
tuli ka ära rääkida ühel hetkel need komad. See oli põhiline, mida ma tahtsin ära öelda. Aga ma tahtsin võib-olla tulla selle autofiktsionaalsuse juurde, et see sõna käis siin juba läbi, et võib-olla see on see, ma ei tea, laine või voog, kuhu sisse seda üks võimalus seda raamatut ka panna, et kas see suund oli sul algusest peale selge või see kujunes töö käigus, et kas see mina hääl, mis pidi tasakaalustama siis sellist niisugust ühiskonna kriitilist lähituleviku ulmet või isegi nagu seiklust juttu vahepeal, et kas see dünaamika oli kohe või millal see nii-öelda sisse hiilis? See oli selles mõttes kohe, et ma teadsin üsna alguses, et kuidas see raamat peab algama, et ma teadsin, et selle raamatu esimene lause ei ole midagi naeruväärsemat romaani kirjutamisest, tänapäeval kirjutab igaüks romaani, mida on öelnud üks reaalne inimene ja kuidagi, et sellest tuli, mitte et see oleks mingisugune sarjast suuri mõtlejaid, aga siis ilmselt aga minu elus nagu juhtunud tõesti sündmused, meil on olnud selline vestlus ja kuna see oli nii paigas ja sellest tulenes loogiliselt see, et see on siis see nii-öelda autofiktsiooni osa, et seal ma räägin midagi oma nii-öelda elust või sellest, et tegelikult ma plaanisin hakata ikkagi kirjutama ka sellest, et miks et kõikidest nendest romaanidest, mida ma olen plaaninud kirjutada, pole kirjutanud, et kuidagi see, kõik see nagu kirjutamise või mitte kirjutamise selline kahtlus või kõhklused pidid seal sees olema ja siis ma kirjutasin selle esimese osa suhteliselt ruttu ära nüüd ühe hooga ja siis, aga oli selge, et ma tervet raamatut ei kirjutanud niimoodi iseendast ja siis, et nüüd peaks midagi juhtuma hakkama ja siis tuli see teine osa ja kuidagi, et ma püüdsin, kuna ma üldiselt nagu räägitud, et ma tavaliselt tean kõikidest nendest tekstidest, mida ma kirjutan nagu väga palju, et ma ma olen väga selline, ma planeerin neid ja vot seda ma nagu püüdsin just nimelt, et mitte nagu üle konstrueerida ka, et see ei olnud väga nagu selline teadlik otsus, et ma nüüd hakkan kirjutama midagi, mis hõlmab seda ja teist ja kolmandat autofiktsiooni ja muud, aga et ta kujunes. Aga see selline fragmenteerunud vorm, et häälte ja aegruumide ja žanrite vahel hüppamine, et see tundub ka natuke selline tõttav norm praegu kaasaegses kirjanduses ja võib-olla ka naisautorite puhul just, et kas selline, kas on võimalik seda, ma ei tea, kaasaega kuidagi vaadata sellise mitte killustunud tekstimassiiviga ka või see ongi meie, ma ei tea, meie aja keel või meie aja viis? Kindlasti on, või ma arvan seepärast, et on selles mõttes, et ega ühtegi teksti ma ei defineeri ju see, et kas ta, kuidas ta nagu on ehitatud, et see on ikkagi pigem see, kuidas ta on kirjutatud või kuidas see tekst jookseb ja ka see, mis see probleem on või miks ta üldse kirjutatud on. Ja seda raamatut kirjutades ka ma kohe mõtlesin, et nüüd kui ma peaks juhtuma, et ma kirjutan veel midagi, et ma kindlasti nüüd ei hakka, nagunii ei kirjuta ju samasugust raamatut, aga siis pigem, et väga tore võiks olla kirjutada sellist nagu natuke rahulikumalt, et ma ei tea, kas ühest vaatepunktist, aga vähemalt nagu võib-olla mingist, no ikkagi mingisugust sellist nagu lineaarsemat lugu. Ja sest selles raamatus muidugi ma olin pika hoovõtmise peale, siis midagi lõpuks kirjutanud. Loomulikult seal on, osad seal on sellist nagu pinget või sellist ärevust sellepärast, et lugeja tähelepanu hajub kohe, kui ma ei süüda ette midagi uut. Osalt on seal loomulikult soovi näidata, et ma oskan kirjutada niipidi, naapidi, kolmandat pidi ja siis veel kuidagi. Et selles on nagu muidugi, tegelikult ühe raamatu raames nii palju ei pea rabelema, ma arvan, tegelikult. Aga kuna ta oli esimene ja kuna ma tahtsin, et kuidagi see peab nagu selle tähelepanu saama, et seal võib-olla natuke liiga palju sellist hektilisust. Aga mul oligi, kuna ma kirjutasin tohutu pikkude pausidena, seepärast, et mul oli töö, ma käisin tööl. Administratiivne hääl. Akadeemiline hääl. Ja ma kasutasin eriti, siis ma isegi mitte akadeemilist, aga administratiivset hääl kasutasin ma palju. Ja tänu sellele ma kirjutasin väga pikkade pausidega, et see seisis ikkagi terve semestri mitu korda. Ja tänu sellele oli lihtsam ikkagi kirjutada kuidagi tükkidena teda, mitte sellise ühtse voona. Ja seda ühtset, ma arvan, et seda ühtset voogu on ka võib-olla sellist ühtset lugu ongi raskem kirjutada, sest seda nagu pinget hoida. Et kui sa muudad kogu aeg midagi, siis pinge või dünaamika tekib paratamatult. Aga kas nüüd on see koht, kus me tahame Miranda July'st rääkida? See võib olla see koht. Et siiski meil on üks näide, kuna meil on üks raamat, mis on Maarin soovitud mulle
lugeda Miranda July raamatut, tohutut menuraamatut All Fours. sa oleksid selleni nagunii jõudnud, et see lihtsalt... Ma ei tea, see oleks tulnud. Ma ei tea, kas ma oleks, aga igal juhul lugesin ma ja tänu sellele ma kunagi väga paljudes vestluses, ükskõik millest me hakkame rääkima, siis me hakkame lõpetama Miranda July juures. Aga see on selles, et me ei hakka sellest raamatust pikalt rääkima, aga seal on üks asi tõesti, et kuna see raamat on põhimõtteliselt kuulub Miranda July täpselt sellesse samasse kaasaegsete naispolitseinikke seltskonda, seal on, nad on isegi, et see kuidagi tundub mõnikord, et nad on seal tohutult mingi igal pool maailmas on palju autoreid, ongi, aga samas ma olen aru saanud, et mõned autorid, mida ma ise loen, moodustavad tegelikult mingisuguse väikse seltskonna kuskil ja kõik tänavad üksteist oma raamatutes ja nii edasi, et see maailm nii suur ka ei ole. Aga vot tema erinevalt nendest kõigest teistest, All Fours on tõesti kirjutatud ühes vaatepunktis, hakkab kuskil pihja, toimuvad igasugused sündmused ja siis lõpeb ära. Ja samas ei ole, ja mis seal tegelikult juhtub, et ta kirjutab ka nagu nii-öelda autofiktsiooni või ta kirjutab see, millest ta alustab, on tema enda elu ja need probleemid, millest ta kirjutab, tulenevad mingil viisil tema enda elust, aga siis ta äkki nagu kuskilt maalt läheb see nagu tasand natukene teiseks, ehk siis ta kuskilt maalt kirjutab mingeid asju, millest sa enam ei usu, et need päriselt juhtusid. Ja ma arvan, et ei juhtunudki, ehk siis ta kuidagi tõuseb korraks selle tema elu raames, tekib nagu mingi fiktsioonitasand ja see tuleb sinna tagasi oma elu juurde ja siis ta nagu, ja see fiktsioon ei ole mõeldud selleks, et ma nagu loon mingisugust sellist kujuteldavat reaalsust või paremat elu, aga ta lihtsalt nagu võimestab seda või võimendab mingil viisil seda, millest ta nagunii kirjutab. Ja võt see tundus mulle päris huvitav ja see on kuidagi mingil viisil on see mul nagu kukla taga, et sellist asja võiks proovida. Aga kes sul veel seal seltskonnas on või selle mõtteliselt dialoogipartnerid või kuidagi sellised referentsid? Mul on praegu 2 põhilist dialoogipartnerit. Esiteks, kõige parim nali on muidugi see, et ma olen endale leidnud tohutut dialoogipartneri vanemas meeskirjanikus. Tahan öelda selles, et ma loen, mitte et ma ei loe naiskirjanikke, aga ma loen, no võib-olla naiskirjanikke, mitte et ma ei loeks meeskirjanikke, aga ma loen niivõrd massiivselt rohkem naisi. Ja siis sain kingiks Ian McEwan'i raamatu What We Can Know. Ja see on täiesti, see on minu periood ja minu teema täiesti. Periood on tulevik ja seal on üks, ja ma ei ole sellega eriti kaugele jõudnud, aga ma arvan, et ma nüüd ei saa midagi väga halvasti minna sellisena. Aga seal on igal juhul üks selline tuleviku ajaloolane aastal 2119. Minu on ka tuleviku ajaloolane. Ja kes otsib ühte luuletust, mis kirjutati aastal 2014 ja ma ei tea, kuidas see läheb, ma ei usu, et ta selle luuletuse tegelikult edasi või üles leiab, aga see luuletus väidetavalt oli midagi väga tähenduslikku, ütles midagi väga olulist selle maailma kohta, kus me praegu elame või kus me elasime 10 aastat tagasi. Aga siis see tuleviku ajaloolane ka räägib, õpetab seal tudengeid seal tulevikus ja kes midagi eriti millestki ei tea. Ja siis ta räägib nendele tudengitele natukene nendest katastroofidest, mis on tabanud siis 21. sajandi maailma ja 21. sajandi teist poolt, just kuidas või poliitilisest katastroofidest ja demograafilistest ja kliimakatastroofidest ja ütleb, et kõige selle taustal, kõikide nende katastroofide taustal loodi kõige kaunimat kirjandust. Ja see kõrgaeg peaks siis saabuma 2050. 60. aastatel. Nii et see on nagu võib-olla midagi, mida oodata. Aga siis ühest asjast võin veel rääkida ühest raamatust veel. Ma võin rääkida teiste inimeste raamatutest rohkem pööndamas. Üks on, mida soovitas mulle Pille, kes seal seisab taga ja kes on lugenud ka enam-vähem maailma kõik raamatud läbi. Kellel on ka väga hea Instagram. Pillel on ka Instagram, aga sellist raamatut, mis jälle on nagu väga populaarne ja mida ma ka lugesin väga hiljuti, et selles mõttes, et nad ei ole mõjutanud minu raamatut kuidagi, aga ma olen leidnud nad pärast seda kirjutamist. Ja see on Jacqueline Hartmanni Mina, kes ma ei ole kunagi tundnud mehi, mis kõneleb, mis on selline tõesti düstoopiline romaan, kõneleb 40 naisest, keda hoitakse kuskil punkris ja nad saavad sealt välja, midagi paremaks ei lähe. Ja see on tohutu, see raamat sai, seda ma lugesin järelsõnast, et ta oli täiesti, ta ilmus alguses prantsuse keeles 95. aastas, paar aastat hiljem inglise keeles, kedagi ta ei huvitanud.
ja see leiti üles siis selliste tohutust düstoopiliste romaanide taasavastamise laines aastal 2017, kui Donald Trump sai esimest korda võimule. Ja nüüd, kus Trump on teist korda võimul, on elab see raamat ekstra mingit suurt tähelendu üle. Ja ta on selles mõttes huvitav, et ta on ka natukene selline, see on tõesti tohutult see maailm, kus need naised elavad, see on mingi veider koht, nad isegi ei tea, mis planeet see on, kedagi seal ei ole, teised on surnud. Lõpuks see peategelane jääb sinna täiesti nagu üksi, aga see on natuke ka sellest, et kuidas nagu ühtaegu anda alla ja mitte anda alla, seepärast, et kuna see minategelane ei ole tundnud kunagi ühtegi teist maailma, siis see on kirjutatud nagu väga nagu pragmaatiliselt, et selles ei ole ka mingit sellist tohutut traagikat ja draamat ja tundepuhanguid, sest et ta ei ole kasvanud ka kultuuris, mis kõike seda nagu õpetab inimesele või seda inimese elu tajumist, et ma pean tajuma traagikana seda ja teist. Ja seetõttu selles on nagu mingisugune nagu sitt, kus vaata, et mitte elurõõmu võib-olla oleks palju öelda, aga ta on ikkagi, selles on midagi sellist, mingit tõstetud elujõudu. Vaatamata sellele, et kõik see, mis seal ümber on väga kleng. Aga sinu enda raamatu puhul, mis oli võib-olla see kõige keerulisem koht, mis ei tahtnud kokku tulla või mida sa kõige rohkem, ma ei tea, pidid pulima? Üks koht oli selline kõige kummalisemal moelisega, ma kirjutasin 5. peatüki algusesse natukene omaenda just nimelt sellest doktoritööst ja sellest uurimistööst, et anda tausta, et tekitada sellist tausta kogu sellele mänguteemale, et ma küll selles esimeses peatükis võin öelda, et ma nüüd lõpuks ikkagi omaenda keskkonnaprodukt ja võin öelda esimeses peatükis, et see kõik oli näitlejate narrid ja filosoofide palagan üles räpases provintsilinnas, et kõik see, millest ma kirjutasin ja siis ülejäänud raamatu kirjutati ikka mingist mängust. Et ega ma tast nagu lahti ei saada, ma tahtsin kirjutada omaenda sellest uurimistööst mingi paar lehekülge väga lihtsalt ja arusaadavalt. Ja see oli nagu ekstra veider, et mitte, et ma ei oskaks kokku võtta seda, mida ma olen uurinud, et seda õpetatakse doktorantuuris ja praegu magistratuuris ka juba, et sa pead, kuidas rääkida 1 minuti jooksul oma uurimistööst, kuidas 3 minuti jooksul, kuidas rääkida sellest oma vanaemale, kuidas rääkida seda maha müüa ja nii edasi. Aga vot seal tekkis küll selline häälte konflikt, et see ei olnud nagu, et siis nagu ma ei saanud aru enam, kellena ma sellest nüüd kirjutan, et see ei ole minu, kes ma kirjutasin seda doktoritööd ja kuidagi see nagu ei ühildanud väga hästi selle minahäälega selles ülejäänud raamatus. Ja seal me tegime lihtsalt hästi palju ümber. Ja siis tegin ümber 12. peatükki, sest et seal lihtsalt ei olnudki teada, et mis seal täpselt seal katusel juhtus. Ja ma tahtsin, et ta jääks natuke ambivalentseks või ikkagi jääks ambivalentseks, et mis juhtus, et kas keegi hüppas alla või ei hüppanud alla või miks siis, millest kõik see tuli. Aga no, kui sa tahad, et see jääks ambivalentseks, et midagi sa pead ikka kirja panema, et sa ei taha. Ja siis kuidagi see oli selline, seda ma ka konstrueerisin üks ja teist PD. Ja 15. on selline kriisipeatükk, kus lihtsalt oli vaja, et see ongi tavaliselt 2/3 peal ikka tuleb mingi kriis ja see on lihtsalt peatükk, kuhu midagi tuli kirja panna. See mõtleb, et midagi peab olema, et see, mis seal on, oli tegelikult täiesti teise järgmine. Kas sul oli mõni tegelane või süžeeliin, mis välja jäi või mis sinu see Kill Your Darlings moment oli võib-olla? Ei, ma väga niimoodi ei tooda vist üle, et ma ei... Toodad täpselt? Ma toodan täpselt, või ala, ma mõnikord toodan ala. Mõned asjad võib-olla seal Melanhoolia filmist mõned motiivid või kujundid jäid välja seepärast, et seal on planeet ja seal on Ophelia ja ma vahepeal püüdsin ka kirjutada midagi, kuna seal Melanhoolia filmis Melanhoolias ma vist ikkagi 2 sõna veel öelda. Aga ühesõnaga seal on selline stseen või isegi mitu stseeni, kus nad vaatavad need tegelased seda planeeti läbi sellise traatrõnga, et kas see planeet tuleb lähemale või läheb kaugemale. Et seda ma korraks püüdsin sinna mingit traatrõngast kuskile nagu sokutada ja vaatasin, et see ei tule, sellist ei tule midagi. Ja jätsin välja mõningaid viiteid mõningatele kirjanikele, et seal on osasid kirjanikke mainitud nimepidi, mõningaid mainitud niimoodi kaude, aga osasid nimesid ma võtsin ka välja, et mitte jätta muljet, et ma nagu arvaksin, et kui ma oskan nimetada hästi palju häidkirjanikke, et see teeb mu oma teksti paremaks või näiteks kuidagi sümboolsed või hakkab nagu vaataja, kuulaja või lugeja ajus hakkavad tekkima mingid tohutud seosed, et ta mingil sümboolsel tasandil ja seob mind kõikide nende heade kirjanikega, et ma arvan, et see tegelikult ei ole tõsi.
ja nüüd melanhooliast. Melanhooliast sa küsisid, et dialoogipartnerid, tegelikult need dialoogipartnerid, see üks dialoogipartner oli ikkagi tõesti see Melanhoolia film ja just selle filmi lõpp, et see on tegelikult see, millest see raamat on nii-öelda alguse saanud või mis ongi selle raamatu küsimus, et seal lõpus, ma ei tea, kui paljud on näinud Melanhooliat, aga et seal lõpus on jäänud siis mehed muidugi kõpsti on ennast ära tapnud või kuhugi minema jooksnud ja on jäänud nagu 2 naist ja laps, kes teavad, et see planeet nüüd tuleb. Ja seda nagu enam muuta ei saa. Või mingi teoreetilises reaalsuses võib-olla võiks juhtuda, et ei tule, aga ilmselt ikkagi tuleb. Ja küsimus on siis see, et sul on mingi aeg jäänud järele ja mis sa selle ajaga siis teed, et kui sa tead, et see katastroof tuleb, et mida teha ja Claire ütleb siis, et joome võib-olla klaasi veini, mis on ka üks variant, et lihtsalt elame siis ära selle aja ja siis see planeet tuleb. Ja Justine hakkab ehitama koos Leoga sellist maagilist onni, mis siis loomulikult ilmselgelt neid ühest küljest ei päästa, aga mis on ometi, milles on nagu mingisugust sellist ka, ma ei teagi mida, sellist nagu vastupanu või seda, et nad ikkagi ja selles mõttes, et kuna see onni ehitamine ei ole nagu jällegi mingisugusegi teise reaalsuse loomine, see onni ehitamine on väga otseses seoses sellega, et planeet tuleb, sest et onni ehitatakse selleks, et planeedi eest kaitsta. Onni ainus probleem on see, et ta ei kaitse kellegi planeedi eest, aga selles on mingid, et sa kasutad mingit sellist nagu teatud nagu seda, mis inimesel on veel nagu jäänud, et sul on nagu mingi kujutlusvõime, sa võid luua mingisuguse, sa võid kuidagi teha endale selle lõpu ikkagi nagu talutavamaks või mingil viisil sellega ümber käia või anda sellele mingit tähendust, isegi kui see lõpp, isegi kui sa tead, et seda lõppu ei muuda. Natuke süngeks läks need seda ikka. Ja see on absoluutselt allaandmine algajatele. Ja. Kas vahepeal on äkki auditooriumis tekkinud küsimusi või kommentaare? Pärast saab siis autorilt võib-olla privaatsemalt küsida. Aga ma võib-olla hakkan ka natuke kokku tõmbama seda lavalist osa siin, aga tahtsin küsida, et mida sa praegu loed ja mida sa praegu kirjutad? Jaa, ma loen neid samu või seda sama Ian McEwanit loen ja loen veel igasuguseid raamatuid. Natuke täpsemalt. Ei tule meelde need raamatud, mul on kõik nagu pooleli, aga ma võin, ma räägin sellest, mida ma kirjutan. Tõesti, mitte, et ma ostsin omale Varraku, mitte et ma tahaks palju kirjastusele teha reklaami, aga võtsin siiski allahindluselt mõned raamatud, mõned Varraku raamatud, nagu see Margaret Atwoodi, see, mis see nimi on, Beibed metsa sees, mida mul ei olnud ja veel mõned asjad. Ja siis on, jah, ma minu elu, mul on nii palju poolikud raamatud ja sageli need poolikud raamatud on ka sellised, mis on väga kaua seisnud, nii et vabandust, kas sa selle Chris Krausi After Cathy Akeri oled läbi lugenud? See on pooli, ma ütlen, et mul on nagu tohutu palju, mul ei jää isegi meelde, Chris Krausi After Cathy Aker on väga tore raamat, biograafia, Cathy Akeri biograafia, aga ja see on Maarjanilt laenatud, kusjuures sinu käes on Island Tick. On tõesti. Jaa, ma tahan 2 sõna rääkida ikkagi sellest Island Tickist, aga 3 sõna, aga Cathy Akeri biograafia on väga tore, aga ta on lihtsalt tohutult faktitihe või selline ja väga nagu, väga muljetavaldab, et nii palju on tehtud tööd teise inimese nagu elus kallal ja et see on mul ka pooleli just. Ka Chris Krausi Island Tick. Island Tick on möödas, aga mitte möödas. Aga sa küsisid, kui ma tahtsin, ma valmistasin, Maarja saatis mulle küsimused ette, et ma nagu natukene oleksin kursis või mitte küsimused, aga on mingisugused nagu teemad. Ja sa küsisid, et või seal oli üks küsimus selle kohta, et kes on mind nagu nii-öelda mõjutanud.
et seal on, et selles raamatus on nagu mõjutanud niimoodi laias plaanis, ma ei tea, seda on ilmselt väljaspoolt lihtsam näha, et kes on mind mõjutanud, ilmselt kõik, mis on, mida ma olen lugenud, on mind mõjutanud, aga mulle meeldivad mõned kohad ja seal tõesti on mõningaid raamatuid on mainitud, seal mõningad on otseselt mainitud, mõned on nagu kaudselt viidatud mõningatele raamatutele, muuhulgas Aila Tikile. Aga mulle eriti meeldivad selles raamatus mõned kohad, või mõned sellised salajased viited, mida tegelikult keegi ei tunne viitena, aga mida ma olen midagi lugenud ja siis ma olen kirjutanud ja hakanud kirjutama ja kirjutanud midagi väga nagu saades mingi impulsi mingist raamatust, mida ma just lugesin, näiteks on seal, lugesin ühel suvel Helena Ferrante'id Napoli romaane ja siis mille tegevus teatavasti toimub Vesuvi jalamäel või ütleme lähistel ja kus on tegelane Liila, kellel aeg-ajalt hakkab tunduma, et kõik inimesed ja asjad muutuvad nagu, kaotavad nagu piirjoone, muutuvad üheks massiks ja siis lugesin selle ära, kirjutasin siia oma raamatusse ühe koha, kus Norma peab kõnet ja talle tundub, et iga rahvakogunemine on nagu vulkaani hingetõmme enne purset, milleni võib minna aega, aga mis ei jää tulemata ja tal on hirm, et ühel hetkel lihtsalt toimub plahvatus ja rahvumast paiskub igast pooled laiali. Ja selliseid asju on siin päris mitmeid, muuhulgas kui Kris Krause, et seal lõpus on tõesti viide raamatule, mis koosnes põhiliselt suurest hulgast kirjadest, kellelegi, kes neid saada ei tahtnud, oli väga eelitud, kui need avaldati ja see on siis Kris Krause Aila Tikk. Aga ma ei hakanud seda kirjutama, et see on Kris Krause Aila Tikk, seepärast, et see kogu selle viite mõte on see, et sa mõnikord loed mingitest raamatutest seda, mida sul on vaja lugeda või kui ta vähegi annab sulle selle võimaluse. Aga nii, et see ei ole nagu selline dialoog Kris Krausega ega ka natuke romantiseeritud Kris Krause käsitlus, aga samas see Kris Krause Aila Tikk, seda ma lugesin mõnda aega tagasi, et kuidas see ilmus kuskil ka 90ndate keskel seemiateksti väljaandena, keegi jälle ei hoolinud temast midagi ja siis see ilmus uuesti 2006. aastal Aileen Milesi eessõnaga ja sai tohutult populaarseks, sest paljude naiskirjanike hulgas ja Kris Krause ise mingis intervjuus hiljem ütles, et tema arvas, et ta kirjutab teise laine feminismist, aga inimesed hakkasid seda lugema nagu eneseabiõpikut. Nii et see teatav selline nagu nihkumine ja nihestumine ja on igasugustes nendes mõjutustes nagu paratamatu, et sa kuidagi võtad neid mingeid fragmente ja nagu tõlgendad ja natuke siis integreerid sellesse, mis sa teed. Aga kirjutamise poole pealt, kas sa tahad avada kaarte, et mis me nüüd oodata võime, kas ka ainult akadeemilist häält, administratiivset häält või ka ilukirjanduslikku häält? Ma kohtab piinlik, et ma ei osanud mitte midagi öelda selle kohta, mis ma parasjagu loen, siis mul tõesti on nagu Sigrid Nunjas, ma lugesin Sigrid Nunjasi Haavatavat ja siis ma hakkasin lugema ka seda Sõpra, see on sealt pooleli. Siis ma oleksin, ma lähen vaatan seda riiulit, aga jah, ma mõtlesin, et ma tahaks küll midagi veel kirjutada, ma arvasin ja minus küpseb ka üks lugu või mingi selline lugu, aga sellega ma arvan, läheb natuke aega, aga ma mõtlesin, ma kirjutan nagu lõdvestuseks midagi, millest ma olen juba tükk aega mõelnud, et ma olen käinud seoses oma kunstiajaloolise tööga väga palju viimastel aastatel Vilniuses ja Riias. Ja see tuleb natuke nohiklikult, ma saan aru, aga see tegelikult ei ole üldse nagu mõeldud olema midagi igavat. Sest et ja ma olen seal Vilniuses ja Riias käies tõesti hakanud mõistma ennast ka nagu kellenagi, kes ei tule mitte ainult ühest mingist rahvuskehandist, aga ma tulen nagu mingist piirkonnast maailmas, mis on Baltikum ja mida alati kuskil küsitakse, et kus sa oled pärit, et keegi ei tee ju vahet mingil Eesti, Lätil, Leedul ja see keegi küsib, et kuidas sul teil Lätis läheb, et ma ei hakka seda Eestit parandama, et mis see tähtsus nüüd suurt on, et see tegelikult on Eesti. Ja mul on tekkinud seal nagu nende tööga seotud reiside käigus ja ka sõpradega seotud reiside käigus ikkagi nii palju asju,
eriti muidugi Vilniusest, millega mul on väga nagu sügavad sellised soojad suhted, aga natuke ka Riiast ikkagi vaata mingeid mõtteid, mingeid asju, mida sa jälgid ja et ma olen mõelnud, et ma olen võlgu iseendale ja Baltimaa tööstusele ühe sellise Balti ballaadi. Et ma selle tahaks küll ära kirjutada, aga see ei ole nüüd päris idukirjandus, et see on mingi selline žanriliselt mingi selline midagi sellist vahepealset. Aga jah. Kas nüüd ei küsimata midagi, mida sa kogu aeg tegelikult tahtsid öelda? Ei jäänud küsimata, aga Laura tahtis küsida midagi. Te juba nii kenasti te tõmbasite otsad kokku, ma arvan, ma ei taha üldse nagu kaaperdada, aga ma enne küsimuste voorus ei jõudnud selle mõtteni, aga lihtsalt see, millest võib-olla siin väga veel juttu ei olnud, on ikkagi, et see on nagu romaanivõistluse nagu täiesti võidutsenud teos, et ma ei tea, mis sul nagu autorina, kelle puhul see raamat vist ikkagi paljudele tuli nagu täitsa üllatusena, et sa oskad kirjutada ja veel niimoodi kirjutada. Siis mis sa tundsid ja mis see su enda kohta ütleb, et kohe esimese teosega sa ikkagi läksid nagu romaanivõistlusele ja nagu ja saavutasid seal midagi, et kas sul oligi see, et nagu kui juba kirjutan, siis lähen nagu romaanivõistlusele ja et alustaks siis kohe niimoodi. Sellist varianti ei olnudki, et sa nagu lihtsalt annad mingi väikse asja ühel hetkel välja või? Natuke loomingus ja natuke vikerkaares. Ei, kuna ma see romaanivõistlus oli mind ausalt tõesti väga nagu olla väga tänulik romaanivõistlusele, et ega see ei ole ka nüüd jah, et ma ei tea, kas see nüüd näitab, et sa võistlusel oled saanud mingi koha, et kas ja mida see näitab. Aga ma tahtsin alguses, ma olin palju mõelnud, et ma võiks kirjutada ja ma tahtsin alguses lihtsalt midagi valmis saada ja ma alguses pigem mõtlesin, et võib-olla leiaks kellegi, kes loeks ja siis küsiks või ma ei tea nõu, et kas võiks avaldada. Aga eks kõik need inimesed, kelle peale ma isegi oleks tulnud, et nad võiks lugeda, on need inimesed, kes loevad nagunii nii palju ja tundus, et see tegelikult see võistlus oleks nagu, et seal on inimesed kutsutud ja seatud selleks, et nad loeksid siukseid asju ja et selles mõttes see võistlus tuli ka nagu pragmaatiliselt, et veel kuidagi osalt nagu sellepärast, et ma tahtsin, et keegi loeks, nad loevad seal ka ju täiesti anonüümselt, et see oli veel eriti hea. Ja teiseks, olgem ausad, kui sa seal, ma ikkagi lootsin, et see ümbrik tehakse lahti ja kui see tehakse lahti, et siis sa saad ikkagi tavaliselt saad omale kirjastuse või on see nagu ja saad natuke tähelepanu ja et see läheb, kõik see protsess läheb kiiremini, et muidugi saab ise välja anda igasuguseid asju, aga kui ma käin ka kas või raamatupoodides, siis kui sa näed seda massiivi, mida antakse välja ja seal on palju raamatuid, mida ma kunagi ei loe ja paljusid võib-olla pole vaja lugeda, kindlasti on ka midagi head, et see lihtsalt sul on vaja kuidagi murda ikkagi natuke vähemasti esimesest tasandist nagu läbi, et keegi natuke paneb tähele, et see on nüüd kirjutus. Aga võib-olla siis tõesti kõik ülejäänud küsimused, komplimendid ja kommentaarid autorile nüüd privaatselt. Aitäh, Anu, olles seda... Ma mõtlesin, ma kogu aeg mõtlesin sellele, et ei tohi ära unustada tänamist. Kuigi ma olen seda teinud juba erinevates formaatides, aga ma tahan ikkagi tänada kogu südames järgmisi inimesi. Ehk siis toimetaja Triinu Tamme, kujundaja Anne Pikkovit, kirjastust Varrak ja sedasama juba eelmainitud romaanivõistlust. Aga eriti toimetajad ja kujundajad ja kirjastus ka aga lihtsalt nagu toimetaja ja kujundajad või kuidagi kõik need asjad võiksid kogu see väljaandmine, mitte et ma oleks arvanud, et väljaandmine peaks olema nüüd õudselt nagu piisavarikas või raske või et ega ta tavaliselt lähebki ju hästi, aga kuidagi see oli nagu eriti tore ja selles mõttes ka, et see oli nagu minu, kõik inimesed nagu töötasid ja mina olin siin midagi kokku kirjutanud ja siis kõik inimesed tegid nii palju tööd selle jaoks, et see nagu välja anda, nii et suured tänud.